tere aiapidajad! Täna istutame vaarikat ja vaatame, mis tööd sellega koos käivad. Hea abivahend on istutusala piiramine puidust immutatud lauaga. Ja nüüd kõigepealt vaatamegi, et paneme need lauad paika ja siis hakkame tegelema taimedega. Kuna siin on nüüd juba kõik ette valmistatud põhimõtteliselt, ainult see naadine osa on nagu probleem, siis teha niisugune paras kanal ja see on siis kusagil 10 sentimeetri sügavune, et meil laud ilusti sisse mahub. See kõik on hästi lihtne, kui maa on eelnevalt ette valmistatud. Nii, ja tegelikult võib seda täiesti käega teha ja naadi juured muidugi tuleb kõik korralikult välja võtta. Nii, kui see kraavikene on nüüd enam-vähem tasane, siis paigaldame selle laua. Mina olen valinud alati peenra äärteks pihlaka tooni, et ta oleks nagu mullaga ühte värvi, siis ta ei torka silma, sest tema asi on kaitsta, mitte silma paista. Ja siis tuleb ta fikseerida, korralikult kinni vajutada. Nii, ja siis paneme ta tasa siin maapinnaga ilusti. Nagu ma ütlesin, et tema ei ole kõige tähtsam. Samasugune teine laud tuleb siis panna siia teisele poole. Ja see on siis selleks, et võib-olla siinpool näiteks me tahame muru külvata, et siis heine kasvaks istutusalasse sisse. Ja teeme nii, et siin on siis üks rida vaarikaid tulemas. Ja jälle samamoodi väikene süvend laua jaoks. See on tegelikult eeltöö, aga nagu enamus töödega, need eeltööd ja ettevalmistustööd ongi kõige aeganõudvamad, aga ka sageli kõige olulisemad. Nii, nüüd tuleb siis tööhargiga. Kaevatud mulda üldiselt labidaga enam ei tohiks kaevata, kuna me siis teeme viga vihmaussidele ja hargiga saame ka samas mulda kobestada, nii et järgnev töö on kõik hargiga aias. Ja nüüd pole muud kui taimed. Minul on konteinervaarikataim ja seda võib siis istutada tegelikult aasta läbi, kui maa on sula, kas või talvel. Nagu näha, siin on lehed küljes. Kui ta oleks paljasjuurne taim, siis oleks istutusega kindlasti hiljaks jäädud. Nii, kuidas nüüd taime potist välja saada? Et ei tohi hakata siin nendest noortest võrsetest sikutama, vaid kõige lihtsam on panna 2 jala vahele pott ja siit ta niiviisi ilusti välja võtta. Nüüd on hea kontrollida, mis olukorras on taime juurestik ja kuidas tema tervis üldse on. Vaarikate põhihaigus on varrepõletik. No sellel noorel ja kontrollitud taimel paistab ju kõik korras olevat, aga kui me näiteks naabrite käest või tuttavate käest taime muretseme, siis tuleb seda kindlasti vaadata, et taim oleks terve. Ja hea on siis muidugi see juurestik natukene lahti kobestada, et juured saaksid siis kenasti ilusti laiutama hakata oma uues istutuskohas. Nii, üks asi veel, et kui on nüüd kõrged taimed, antud juhul on siin madal ja toestusega nagu probleemi ei ole, aga tihtipeale võib vajadus olla ka toestuse järele, siis tuleks suurema juurestiku korral istutustokk paigaldada istutusauku koos taimega. Istutamisel tuleb nüüd jälgida seda, et istutussügavuks oleks paras ja et istutusauk saaks siis vastavalt sellele juurekavale. Nii et kui on õige eelnev istutus olnud, ütleme potitaimedel, siis jälgidagi seda, et olemasolevale kõrgusele siis eriti nagu ei eksigi. Ja lükkame ilusti selle mulla ümber ja vajutame kenasti kätega kinni, et kohe jalgadega ärge peal trampige, et siis võib taime juured katki sõkkuda. Nii, ja kui nüüd
istutuskeppi vaja ei ole, siis järgmine töö on ainult korralikult läbi kasta. Nii, aga istutuskepp jäi nüüd näitamata. Ja no ütleme, et oleks korrektne, et neid keppe tuleb võib-olla siin terve rida. Ja siis, et nad oleks ka ühel joonel, et oleks ilus vaadata ja et koputame ilusti selle toki paika. Nii, et ta ikka kõvasti jääb. Muidu hakkab vaarikas tokki toetama ja nii on ka puude puhul. Nii, ja nüüd paneme ilusti ta kinni. Fikseerime taime siis. Noh, iga võsu tuleb siis muidugi eraldi siduda, et näiteks seome siit ühe võsu. Ja selleks on siis see hea 8 sidumine. Ja taimede vahekaugus istutamisel peaks siis olema 50 sentimeetrit, et siis on üleval neil ka ruumi kasvada. Ja nüüd ei olegi muud kui kasta. Kasta tuleb siis kindlasti sõelaga, et oleks ühtlane kastmine. Ja nii tuleb ka teisi istutusalasid kasta. Kindlasti meeldib talle ka üleüldine väike dušš. Ja pool kastekannu täit ühele taimele, kuna see on väike taim, on täitsa piisav. Ja kokkuvõtteks võiks siis öelda, et vaarika kasvatamine ei ole sugugi keeruline. Tähtis on sügisel vanad varred ära lõigata. Ja sügisel ehk sellepärast, et siis ei jää need haigused vedelema, mis puitunud vanades vartes istutusalas muidu kevadel võiksid arenema hakata. Ja kontrollida muidugi sidususi, nöörikesi ja muidu taime tervist. Ja see olekski kõik.